noppisin välja ühe liini GEM-uuringust, siit võib palju järeldusi teha ja loodan, et teised nopivad teisi asju. Kõigepealt üks keskne eeldus, mis GEM-uuringul on see, et majanduskasvu mootoriks on ettevõtlus, see tähendab just need väikesed ettevõtted, need, kes annavad meie GDP-st 70% ja töökohtadest umbes sama palju. Ja järelikult on tähtis aru saada, et kuidas inimesed ettevõtjaks hakkavad, mis neid sellest takistab ja mida me selle toetamiseks saaksime teha. Ja üsna selge on, et esimene samm ettevõtjaks saamisel on see mõte, et minust võiks saada ettevõtja. Ja nüüd GEM-uuringu põhjal me võime öelda, kui palju selliseid inimesi Eestis on, kellel selline mõte peas on. Ja selgub, et neid on 20,7% tööealistest inimestest. Ehk siis GEM-i järgi 18–64-aastased on siia haaratud. Järgmine samm on see, kui inimene hakkab midagi tegema selleks, et ettevõtjaks hakata, kas hankima ressursse või otsima partnereid, otsima vahendeid, plaane tegema. Veel järgmine samm on see, kui tema ettevõte juba tegutseb, ta on ettevõtte loonud ja see juba osutab teenuseid või kaupu. Ja neid kahte asja kokku siis nimetatakse GEM-is varase faasi ettevõtluseks, mis on GEM-i üks kõige tähtsam näitaja. Need siis, kas siis teevad alles plaane, on seda umbes 4 kuud juba teinud või 4 kuust kuni siis 3,5 aastani juba tegutsevad ettevõtjana. Ja üsna oluline on võrrelda seda nüüd teiste maadega, ma ei tea, kui hästi te seda näete, see on teie käesolevates raportites ka üsna avalehekülgedel see joonis, et selle GEM-i järgi nagu ka globaalses selles konkurentsivõime raportis jagatakse riigid kolme gruppi. Need on ressursipõhised majandused, investeeringupõhised majandused ja innovatsioonipõhised majandused. Ja meie oleme seal, Eesti on seal ressursi- või investeeringupõhise majanduste täpselt keskel. Ehk siis võiks öelda, et meiega kõige sarnasem on Läti ja teiselt poolt Uruguay. Muidugi on kiusatus öelda, nii nagu Tõnis Mets ütles, et vaadake, et me oleme palju paremad kui Ameerika või sama head, aga minu arvates on selline võrdlus mõnevõrra esiteks meelevaldne, teiseks eksitav. Sama õige on öelda, et me oleme sama head kui Uganda ja poole kehvemad kui Sambia ettevõtlusaktiivsuselt. Ehk siis täpselt sama õige on öelda seda. Ehk siis kuigi me tahaks ennast võrrelda innovatsioonipõhiste majandustega, meil ei ole päris alust seda teha. Me peaks võrdlema ikkagi pigem nendega, kellega me sarnased oleme. Ja õigupoolest seda pilti vaadates on üsna ilmne ka see, et majandusarengu käigus ettevõtlusaktiivsus väheneb. Et me oleme tegelikult tõenäoliselt selles kohas, kus meie ettevõtlusaktiivsus hakkab vähenema, kui me midagi ette ei võta. Aga võib-olla ei olegi vaja, sest et kui keegi teaks, kui palju Eestis peaks ettevõtjaid ja ettevõtteid olema, siis see oleks üks väga hea teadmine. Meie ei tea, mina ei julge seda öelda. Nüüd, kui te panite tähele, et üle 14% oli neid varase faasi ettevõtjaid, üks väga iseloomulik näitaja on see, et väljakujunenud ettevõtjaid on 7,2% ehk poole vähem. Need väljakujunenud ettevõtjad on siis need, kes on tegutsenud üle 3,5 aasta. Ehk siis, kui me oleks nüüd GEM-uuringut teinud juba 3 aastat või rohkem, siis me saaksime kindlalt öelda, kas see vahe 14-7 väljendab ettevõtete ellujäämismäära või mitte. Praegu, kuna on see esimene aasta, siis me võime öelda, et mine tea, äkki 3 aasta pärast on meil väljakujunenud ettevõtjaid sama palju kui praegu väljakujunenud ettevõtjaid pluss need, kes on täna varases faasis. Kõhutunne ütleb, et tõenäoliselt nii ei ole, et pigem on tõenäoline siiski see, et enamik ettevõtjaid 3,5 aastaseks ei elagi, vaid lõpetab varem tegevuse. Ja nüüd päris suured ettevõtjad, need, kelle kohta GEM või kellel on suur kasvuambitsioon, neid on ainult 11%. Ja see kasvuambitsioon GEM-i järgi on see, et need ettevõtjad, kes ütlevad, et ma tahan järgmise 5 aasta jooksul võtta tööle 19 inimest või rohkem. Nii et kui me siia nüüd numbrid kõrvale paneksime, neid tööealisi elanikke on üle 600 000, potentsiaalseid ettevõtjaid siis 129 000 ja varase faasi ettevõtjaid 89 000, väljakujunenud ettevõtjaid 44 000 ja nendest siis neid, kes tahavad suureks saada, ainult 4800. Et minu meelest on üsna ilmne, mis siit järeldada võib. Ja minu meelest võiks teha 3 järeldust. Peaksime aitama, esimene sekkumiskoht võiks olla siin,
et me aitame nendel inimestel, neil 129 000, kes käivad ettevõtlusmõtetega ringi, jõuda siia kohta, et nad asutaksid oma ettevõtte. Ja teine punkt on nüüd need, kes on asutanud oma ettevõtte siin, et nemad jõuaksid siia, et nad ei lõpetaks enne tegevust. Ja kolmas sekkumispunkt oleks siis need samad väljakujunenud ettevõtjad, et me võiksime aidata neid selles mõttes, et vähemalt, et natuke suurem osa neist tahaks kasvada suureks. Nad kõik ei mahuks ära, kui nad kõik suureks kasvaksid. Nii et selles mõttes ei maksa mulle omistada, nagu seda on ka tehtud, väidet, nagu ma tahaksin, et Eestis oleks 100 000 uut suure ettevõtet. Meil ei oleks neid kuskile panna. Aga et ainult 4800 nendest tahab suureks kasvada, kes meil täna on väljakujunenud ettevõtjad, ma julgen arvata, et see võiks olla suurem. Nüüd, need ei ole kindlasti ainsad järeldused, mida GEM-uuringust teha saab ja loodetavasti mõned teised inimesed nopivad siit teisi asju välja, aga mulle tundub, et need järeldused on siiski üsna ilmsed. Tekib küsimus, ma arvan, osadel, kes seda juttu kuulevad praegu, et mis siis saab, et meil on täna tegelikult, kui me vaatame seda numbrit, 44 000 ettevõtjat ja meil on umbes üle 130 000 registreeritud äriühingu. Et kuidas see võimalik on? See ongi võimalik nii, et ma hakkasin seda väljaarvutamise järgselt lugema, et mitmes äriosanguühingus mul endal on oluline osalus, need on 5 tükki, et ettevõtjad ongi niisugused, et neil on mitu ettevõtet. Ja teine asi, et mis siis saab, kui neid nii palju juurde tuleb, neid ettevõtjaid või see, mis saab, on see, et konkurents tiheneb ja osad ettevõtted surevad välja. Kui ma seda juttu kuskil Tartus ettevõtluspäevadel rääkisin, siis tõusis saalist püsti üks pahane ettevõtja ja ütles, et meil on ettevõtteid Tartus niigi palju, et meil on 200 toitlustusettevõtet. Et kui tuleks veel mõni juurde ja mõni sureks välja, äkki nad oleksid siis paremad. See tähendab tegelikult, see ongi ettevõtlusdünaamika, et ettevõtteid tuleb juurde, ettevõtted sünnivad ja teised surevad. Et ettevõtlusdünaamika on see, mis majanduskasvule otsest tuge annab, mitte niivõrd ettevõtete arv.